ma sain täna siis oma keevitusmasina kätte ja mu ämm toob mulle elektroode siis, millega keevitatakse, nagu ma aru saan. Ma pole kunagi elus keevitanud, mul on keevitusmasin. Väga hea, väga hea. Ma arvan, et see on hea algus asjale. Ma vaatasin pildi peal oli ta punane. Nüüd on täitsa näotu selline hall. Aga ta on nii väike, see on ülinais, mulle hullult meeldib see. Äkki ma saan täna teha oma esimese keevituse. Ma ei tea keevitusest ka suurt munniga, ma ütlen ausalt, aga kas te nagu kas keegi tõsimeeli väidab, et sellega saab nagu tööd teha? Oma esimese keevituse. Kindlasti. Varsti kas A. Pool pukat on pime, B. Midagi süttib, C. Küsitakse uut tona silmaoperatsiooniks, D. Kõik ülal loetud variandid. Lõpeta ära. Tal mingi pulk käib või? Pulking season või? See on küll real, tal võib munchies olla, jaa. Tal võib actually munchies olla. Ta võib-olla pani jah peale enne. Narkarid nagu nad on. Mul on kahtlane tunne, et siin tuleb kolmas kaus ka veel. Tal on suhkruhaigus. Mis asi see on nüüd see? Mingi munamögin või? Toitu ei saa raisku lasta, riil. Jaa. Ei no ju siis tehakse kõvasti tööd seal perekonnas lihtsalt, siis tulebki rohkem süüa. Nüüd tuleb välja, et meil on olemas selline tegelane riigis nagu riigisümboolika nõunik ja kes on siis Mis see tähendab? Tundub, et hakanud selleks cringe'iks, kes tahab ära varastada meie jõulud. Nimelt on ta tulnud ettepanekuga välja, et riiklike siis tähtpäevade kalendrist, mis on ka muuhulgas vabad päevad, peaks ära korjama välja õige mitu kristlikku püha. Ja olen juba kuulnud, et sellist seaduseelnõu on siis ettevalmistatud, meil on riiklike tähtpäevade seadus, et ilmselt siis Riigikokku tullakse ka sellist asja arutama. Et kas te nagu mõtlete inimesed, et edaspidi võibki olla niimoodi, et ei mingit jõuluõhtut teile, ei mingit jõulupraadi, ei mingit munade värvimist ega ülestõusmispüha, muu maailm peab jõule, käib kirikus, jõuluvana käib, lastele tuuakse kingitus, aga vaata sina eestlane. UK-s on kusjuures to be fair, UK-s on sama asi. Juba käib. UK-s nad võtavad ka. UK-s näiteks ei olnud, UK-s juba on see läbi läinud. UK-s sellel aastal või nii-öelda eelmisel aastal siis ei olnud jõuluturgu. Siukest asja ei tohtinud öelda ka jõuluturg. Et on talveturg, aga ei ole jõuluturgu. Sest kui sa räägid jõuludest, siis see on puhtalt kristlik ja see tähendab seda, et vähemusrahvused
kes ei ole kristliku usuga, siis seda võib tõlgendada kui rünnakut nende vastu. Et see oli põhjenduseks siis toodud ja enam ei ole neil jõuluturgu, vaid oli lihtsalt talveturg. Vaata, sina eestlane töötad 24. ja töötad... Ja nagu seal oli nagu selle arutluse sees oli kartus, saad aru, miks, üks põhjendus, miks seda ei tehta või miks see jõuluturg nagu ära kaotati, oli see, et nad kardavad, et moslemid korraldavad mingisuguse, ma ei tea, kuidas seda nüüd öelda, no võib-olla pommitamine on nagu vale sõna, aga nad kardavad, et moslemid korraldavad mingisuguse evendi, mis ei lõppe hästi, siis antud jõuluturul. See oli üks põhjendustest. No terrorirünnak või ma ei tea, kuidas seda kutsutakse. Seda ei ole otseselt terrorirünnak, kui ta on nagu mingi üksikisiku poolt tehtud. Peab teist jõulupüha ja no muu maailm üles... No põhimõtteliselt jah, mingi autoga lähevad alla kellegi või midagi sellist. Käivad jänkud ja toovad lastele kingitusi ja mune ja veeretatakse mune, värvitakse mune ja peetakse siis... No ma ei tea, suures pildis ma nõustun nagu selle Monikaga, et isegi kui sa ei ole kristlane, nagu need kõik pühad on olnud meie pühad sünnist saati, siis nüüd järsku me oleme mingi, et oi, Kristus on paha. Isegi kui sa ei ole kristlik, sa ei peagi olema kristlik, sa ei peagi uskuma midagi. Usu ise endasse, kui tahad. Aga nagu, ja see, et see on mingi vaba päev, minu meelest see on täiesti teisejärguline, et see on vaba päev. Kõige tähtsam on nagu see, et mida see nagu tähendab nendele inimestele, nagu. Mida see meile on tähendanud. Selles võtmes, et kas te ei taha, et teie mingi lastel oleksid mingi õnnelik lapsepõlv? Te ei taha mingi oma lapsega minna kunagi mingi, ma ei tea, mune koksima ja mingi kuradi jänestiga koos mingi mune otsima, et lastel oleks tore või? Mingi lapsel tuleb hammas ära, sa ei taha siis mingi oma lapsega mingi, ma ei tea, sa ei taha talle rääkida, et mingi, et nüüd tuleb öösel, tuleb mingi, ma ei tea, mingi haldes ja viib selle mingi hamba minema. Nagu mida iganes, nagu las neil olla nagu kuradi fairy tales ja happiness. Nagu. Kui sa pead mingi, ma ei tea, minu meelest see, et see on mingi vaba päev, see on täiesti teisejärguline. Nagu. Peetakse siis ülestõusmispühi. Samamoodi mingid jõulud ja mingi, ma ei tea, jõuluvana nagu. See on nii tähtis väikestele lastele nagu. Need on siiani meil olnud ka siis kalendrist. See on nii tähtis. See on nüüd. On meil ja siis nüüd mingi jõuluimed ja mingid asjad mingi ei ole lihtsalt trippermees Janusel on tripper Mr. Sister Pister voodisse pisser tasku tussi kisser suudelt pole misse las